maja sündi vundamendist kuni värvimiseni on väga huvitav jälgida. Eelmine kord oli taoline projekt meie saates mõned aastad tagasi ja me jälgisime maja, mida Redori Estate OÜ ehitas siia Sakusse. Praegu oleme ka Sakus, aga maja on natukene teise koha peal. Ta on erilisem kui see, mis eelmine kord meie saates oli ja me lubame, et hakkame selle maja ehitust hoolikalt jälgima ja loomulikult ka teile edastama, kallid vaatajad. Aga täna läheme siit Sakust tagasi Tallinna, et rääkida arhitektiga, uurida tema käest, milline oli tema visioon ja milline see maja olema saab. Ole hea, räägi sellest majast, milline see esmane visioon oli, kui sa alustasite seda teogt? Iseenesest kõik saab alguse krundist, et me vaatasime, et väga tore koht, et Sakus otse õllevabriku vastas üle Tallinna maantee. Selline linnalik tänav, kus on korralik haljastus ja kõik eeldused selleks, et saaks selline väikelinna kesklinglik maja tekkida, et seal on all on väiksed ärid, üleval on 4 korrust kortereid ja siis vastavalt sellel me hakkasime nuputama seda maja ja ta iseenesest platseerub selliselt, et hoovi pool on õhtupäike, tänava pool hommikupäike ja siis selle järgi sai hakatud neid kortereid ja selle maja jaotust siis tegema ja ta laotus selliselt, et hoovipoolsetel korteritel saavad olla terrassid seal kaupluste peal, seal on väga kena vaikne väikelinna miljöö, siis ülemistel korrustel on rõdud nii hommikupoole kui õhtupoole ja all on siis väiksemad äripinnad, neid on hetkel seal 4 tükki. Iseenesest on selle maja puhul võib-olla huvitav see, et see materjali kasutus ka, et me proovisime, et seal oleks selline hea selline linlik või sellise linnamiljööd loovad materjalid, et seal on sellist tellist kasutatud ja seda puitu ja sellist materjalide liigendust, mis peaks tekitama hea ajas kestva hoone. Natukene võib-olla ka planeeritud korteritest, et kui suured korterid tulevad, kui palju te juba planeeringuga korteri mugavusele tähelepanu pöörasite? Loomulikult, kuna inimese jaoks on ju korter on selline eluinvesteering, et seal on iga ruutmeeter hinnas ja me oleme neid kortermaju päris palju teinud ka aja jooksul, et siis see on kõige olulisem, et see struktuur oleks kuidagi mõistlik ja võimalikult palju see ruum efektiivselt ära kasutatud, nii et ei teki trepikodasid ja et elutoad oleks võimalikult maja nurgas, et saab 2 suunas välja vaadata ja et need rõdudega kuidagi loogiliselt oleks seoses, et suurematel korteritel oleks siis koduhoiuruumid ja suuremad vannitoad ja selline mugav elu, et tahaks ise ka sinna kolida. Arhitekt andis projekti tellijale suurepärase iseloomustuse, et Redori kinnisvara on väga hea koostööpartner, erimeelsusi teil projektidega ei ole. Aga ole hea, räägi Redori kinnisvarast, mis te kõik korda olete saatnud? Jaa, meie koostöö Katarktüüri arhitektuuribürooga on olnud väga pikk ja võiks ka öelda, et viljakas. Me oleme loonud juba aastaid erinevaid küll nii-öelda üksikkortermaju kui ka elamurajoone, mis on väga soojalt vastu võetud ja meie eripära just, mis puudutab Redori Estate'i ja tegemisi, mis me oleme endale seadnud, on see, et me rajame isikupäraseid omanäolisi, mis me tõesti loodame ja arvame, et ka teised seda näevad, et nad on ilusa välimusega erilised ja on ka tulevikuväärtus neil. Et me teeme pikaaegset kinnisvara, et oleks ka endal ja ka teistel ka aastate pärast hea tunne vaadata ja sellest rõõmu tunda, mida me oleme teinud. Me oleme kokku leppinud, et
nurgakivi hakkab kajastama selle maja ehitust siin praktiliselt üle nädala. Mida me saame siis meie televaatajale lubada, kui pikalt need videolõigud saavad olema? Noh, tänane plaan, eks ju, nagu oleme plaanid on see, et me teeme kogu selle arendusetapi nii-öelda nimetame siis vundamendis kuni võtmed kätte lahenduseni paneme videolindile, et siis oleks nagu kenasti kõik asi näha, kuidas see asi sünnib, milliste meistritega ja kui nii-öelda ajalõigust rääkida, siis järgmise aasta alguseni on meil plaanitud neid saateid filmida. Aitäh sulle, Reimo, ja head vaatajad, te saate jälgida, nagu öeldud, kogu selle maja püstitamise, ehitamise käiku ja kui huvi tekib selle maja vastu, siis võime lõpetada lausega, et see maja on üks nendest, mille kohta öeldakse jõuluks koju.